Tere kõigile! Neljapäeva õhtu, kui tavaliselt samal ajal, kas kolmapäeval või neljapäeval on aeg teha nädala kokkuvõtte Euroopa Parlamendis, siis praegusel hetkel teen ma nädala kokkuvõtte omaenda kodust. Praegusel hetkel ma peaksin olema Kreekas ja tagasi sõitma siis migrandilaagritest Ateenast ja Samose saarelt, millest ma rääkisin eelmise nädala kokkuvõttes Brüsselist, kuid nagu näete, siis see Kreeka reis jäi mulle ära. Ja põhjuseks selline markantne asi, nagu milleks on koroonaviirus. Täna on siis juba see päev või see aeg, kus ma olen tegelikult ametlikult vaba. Ehk see periood on möödas, kus sa võid kedagi nakatada või sa võid olla ohtlik. Aga tõesti olin siis nakatunud koroonaviirusega, ehk selle nii-öelda kurikuulsa Hiina viirusega, mis tõenäoliselt pani plehku Wuhani laborist, hoolimata sellest, et ma olen täis vaktsineeritud 2 doosiga AstraZenecaga, esimene doos märtsi algusest, teine doos maikuust, kuid hoolimata sellest umbes 5 kuud peale teisest doosi saamist sain ma rõõmsa uudise, et ma olen positiivne. Kuidas see siis algas? Olgu öeldud, et see nii-öelda koroonaviirusega nakatumine ei toimunud kuskil Vabaduse väljaku meeleavaldusel või nii-öelda kohutavate vaktsiinivastaste üritusel, millest meedia on korduvalt rääkinud, loomulikult valetades ja propagandistlikult, mis meid kedagi enam ei tohiks üllatada, vaid toimus samal päeval ühel üritusel Kesk-Eestis, nimelt siis minu kunagise kooli 100. juubeliüritusel, oli siis haigestumisi ja kuna ma seal üritusel osalesin, siis sain ka mina selle viiruse pisiku sealt külge. Läks mõni päev mööda, mina läksin rõõmsalt tööle Brüsselisse Euroopa Parlamenti esmaspäevasel päeval ja teisipäeva hommikul siis minu hea klassi vend kirjutab, et kas mul on tulnud informatsiooni, et 3 päeva varem oli tekkinud siis koroonakolle sellelt ürituselt. Ja ma ütlesin, et ei, mina ei tea mitte midagi, aga siis ma tõesti olin tähelepanelikum, sest esmaspäeva õhtul paar Brüsselisse jõudes ja ka teisipäeva hommikul ärgates oli selline imelik olla, et pea on kuidagi nagu paks ja otseselt ei ole haige, aga tunned, et ei ole ka päris tavaline olla. Ja siis mõtlesin, et äkki üleliigne väsimus võib-olla lennusõidust või kehvasti maganud. Aga kui see info tuli, et oli koroonakolle, siis tõesti oli natukene hoolikam ja tähelepanelikum. Aga samal ajal mõtled ju, et sa oled ju vaktsineeritud. Ehk teadusnõukoja liikmed, doktor Merits ja viroloog proua Lutsar ja rääkimata valitsusliikmetest kõik väidavad seda, et oht nakatuda on väga-väga väike, kui sa oled vaktsineeritud ja omakorda oht, et sa kuskile haiglasse satud, on peaaegu olematu. Ja siis tekibki selline turvatunne, et mind see ju ei puuduta, mis loomulikult on vale. Kuid kuna mina kõike ei usu, mida ma loen või kuulen meediast, eriti kui need sõnumid muutuvad iga nädal kardinaalselt, ehk täna veetakse ühte, homme veetakse teist ja siis arvatakse, et ma kogu aeg peaksin seda uut infot võtma puhta kullana, siis loomulikult ma ei tee seda. Ja seetõttu kolmapäeval oli ka natuke imelik olla. Kolmapäeval hakkasin tagasi lendama siis Brüsselist Tallinnasse ja tegin kohe lennujaamas ka selle PCR-testi, kuid kuna see tulemus jõuab alles järgmise päeva hommikul kätte, siis tegin koju jõudes kiiresti ka kiirtesti, sest eelkõige sellepärast, et ma ei nakataks, kui ma olen positiivne, et ma ei nakataks siis perekonnas kedagi ja rääkimata vanematest sugulastest, kellele see viirus võib olla tõesti väga ohtlik. Ja kiirtest, mida ma tegin kodus, eraldi üksinda teises toas, lõi minuti-kahega lõi positiivseks. Ja see oli selge, et tõenäoliselt olen koroona siis positiivne, Hiina viirus on kätte saanud. Ja saatsin perekonna siis siit kodust ära maale, et mõnusalt veeta siis umbes nädal aega üksinda, et kedagi teist ei ohustaks. Ja järgmise päeva hommikul, neljapäeva hommikul tuli ka siis teada, et tõesti see PCR-test on ka positiivne. Nii, nüüd sümptomitest ja tunnetest. Meediast võib pidevalt kuulda ja lugeda, kuidas on väga rasked juhtumid, kus inimesed vajavad hingamisaparaadi abi. Nad on elu ja surma piiri peal, mis on kahtlemata väga traagiline ja see oht ongi reaalne ja me ei tea,
kuidas kellegi keha või organism selle viirusega hakkama saab. Aga üldiselt ei räägita väga palju nendest juhtumitest, kus möödub see nagu kerge külmetus. Ja näiteks mina, kui ma ei oleks saanud seda infot, et oli nakatumiskolle mõned päevad varem Kesk-Eestis üritusel, siis ma ei oleks testima läinud. Ma oleks arvanud, et see on lihtsalt väike külmetus või kuskil nii-öelda tavaline sügisviirus, mis ikka levib ringi ja ma ei oleks eriti tähele pannudki. Oleksin rõõmsalt käinud Eesti peal ringi, läinud Kreekasse migrandilaagritesse ja olles samal ajal COVID positiivne, levitades viirust ja sellega tegelikult olles tegelik oht võib-olla väga paljudele inimestele, kellele võib see viirus lõppeda fataalselt. Aga tänu sellele, et ma tegin selle testi ja et ma sain teada, et ma olen koroona positiivne, siis ilmselgelt teadsin ma hoida nii ennast kui ka teisi. Ja olin siis üksinda kodus. Siin põhimõtteliselt käisin kohe apteegis, ostsin endale tugevamat C ja D vitamiini. Sõin esimesel õhtul paljast sidrunit, tegin kuuma teed, tegin endale head süüa. Nautisin elu, ütleme niimoodi. Ja kui ma kraadisin temperatuuri, siis nii kolmapäeval, siis päeval, kui ma koju jõudsin Tallinnasse ja kui ma sain selle kiirtesti positiivse tulemuse kätte oma kodutoas, siis nii kolmapäeval, neljapäeval, reedel oli väike palavik, 37,2, 37,3. Palavik ma väga ei tundnud, lihtsalt pea on paks ja tunned, et nagu natuke keeruline olla, et ei ole päris tavaline olla, aga ei midagi hullu. Ja samal ajal tekkis väike nohu, köhaga oli ka kerge, et oli hästi kerge köha. Vahepeal köhaood ja õnneks oli lahtine, ehk siis see röga tuli kohe välja, nii et ei olnud ka mitte midagi eriti hullu. Ja üldiselt sellistest juhtumitest väga palju me meediast muidugi lugeda ei saa, kus väga paljudel inimestel möödub see õnneks kergelt. Mis põhjustel kergelt, seda me ei tea. Väga paljud väidavad, et tänu vaktsineerimisele siis möödub see haiguskulg kergemalt ja see võib olla täiesti tõsi. Mina ei ole doktor, ma ei ole professor sellel teemal ja mina ei julgeks öelda, et vaktsineerimine kuidagi ei aidanud seda kergemini läbi põdeda. Mõne päevaga, ütleme niimoodi. Aga samal ajal ma ei mõista ka neid inimesi, kes põhimõtteliselt on haiglas hingamisaparaadi all ja siis väidavad läbi ajakirjanduse veel kuidagi paatoslikult sõnavõtte tehes, et aga kui ma ei oleks olnud vaktsineeritud, oleks asi palju hullem. Ja siis mul tekib vaata küsimus see, et kui palju hullem, kui sa oled hingamisaparaadi all. Mis see, et sisuliselt, et sa oled juba nii-öelda ühe jalaga hauas ja siis sa räägid veel seda, et kindlasti mitte vaktsineerituna oleksid sa palju hullemas seisus. Võib-olla, täiesti võimalik. Võib-olla oleksid surnud, aga kust tead seda? Ehk siis mina seda ei tea, sina, keegi ei tea seda. Ehk see kõik on nii-öelda oletamine, hüpoteeside seadmine, et mis oleks siis, kui ma ei oleks niimoodi teinud. No, kes seda teab? Võib-olla tõesti vaktsineerimine aitab, võib-olla see nii-öelda aitab kergemini läbi põdeda, aga me ei tea seda. Seetõttu mina ei julge väita, et see vaktsineerimine kas mind aitas või mitte. Igastahes mul on väga hea meel, et minul see Hiina viiruse kulg möödus väga pehmelt ja kergelt. Siis seetõttu ma ise nagu isiklikult tunnengi nagu väga nagu emotsionaalselt puudutatuna, kui ma loen jälle mingisugust propaganda üllitist kuskil, kus räägitakse pidevalt sellest, et kui sa nüüd ennast ei vaktsineeri, siis oled sa põhimõtteliselt massimõrvar, sa oled teaduseitaja, sa oled lamemaalane. Mina, kes ma olen vaktsineeritud, võisin vabalt käia ringi, levitada viirust, panna selle kohtu teisi vaktsineerituid, rääkimata inimestest, kes ei saa ennast vaktsineerida meditsiinilistel põhjustel ja neid inimesi on. Sest et mul on võlts turvatunne, et ma olen ju kaitstud, sest et 6-7 kuud tagasi väitsid, et samad teadusnõukoja liikmed, kes täna pidevalt iga päev avalikkuses kommenteerivad vaktsineerimisküsimust, et vaktsiinide tõhusus on umbes 90%, mis kaitseb sind siis nakatumise eest ja haiglasse sattumise eest kaitseb see 100% ja 100% välistab surmajuhtumid. Tänaseks päevaks on meil selge see, et iga kolmas inimene, kui ma õigesti nüüd mäletan, haiglas oli ja on vaktsineeritud. Ehk siis see jutt, mis oli 6 kuud tagasi, ei pea enam paika. Samamoodi me teame, et viirus levib kõikide seas.
ma lihtsalt tean enda lähedalt tuttavat, kes umbes samal ajal kui mina põdes koroonat läbi, aga väga-väga palju raskemalt. Minust 5 aastat vanem, 35-aastane, sai teise doosi Pfizeri süsti juulikuus ja oli 4 päeva siruli maas, et ei saanud mitte midagi teha. Kõrge palavik 39+. Ja põhimõtteliselt elas nii-öelda kuskil hallis mullis. Minu küsimus see, et noor inimene, terve inimene, ma tean, et ta ei suitseta, kopsud on terved, immuunsüsteem peaks olema enam-vähem normaalne ja sai selle nii-öelda justkui väga head mRNA vaktsiini Pfizerit, mis pidi olema veel kõrgema tõhususprotsendiga kui näiteks AstraZeneca, mida mina sain. Ja inimene põdes väga raskelt see läbi. Ja siis loomulikult võib alati väita, proua Lutsar või keegi teine, et kui ta poleks seda Pfizerit saanud, teist doosi juulikuus, oleks ta põnud veel raskemalt seda. Küsimus jällegi, kus te teate seda? Kui te 6-7 kuud tagasi väitsite ühte ja tänaseks on see ümber lükatud faktidega ja päris reaalsusega, siis miks ma peaksin eeldama, et see, mis te mulle täna räägite, vastab tõele? Kui septembrikuus näiteks niisama doktor Merits kui ka proua Lutsar väitsid, et alaealisi pole mõtet hakata vaktsineerima, see aasta seda kindlasti ei juhtu, et pigem see on kahjulik või kasulik, seda nad väitsid avalikult meedias, siis läheb 6 aega mööda ja nad räägivad täpselt vastupidist juttu. Siis mind paneb see nagu kuidagi väga ettevaatlikus olukorda, et kuidas ma peaksin siis seda nii-öelda infot vastu võtma, kui palju ma peaksin seda uskuma. Ja siis me imestame, et miks ühiskonnas on tõusnud väga jõuliselt selline skepsis. Ja siis omakorda vastaspool süüstab teaduse eitamises, lamemaaluses ja milles iganes veel. Olgu öeldud, et mina ei ole vaktsiinivastane. Ma arvan, et vaktsiin on teinud palju rohkem kasu maailmas kui kahju. Nendest on väga palju abi. Aga kui keegi eeldab, et ma peaksin puhta kullana võtma kõike, mida ma kuulen või näen, eriti kui see informatsioon muutub iga nädala või kuuga täiesti vastakuti, siis ma peaksin olema peast pehmelt öeldes silmaklappidega idioot. Ja ilmselgelt vähemalt ma pean ennast ise mitte nagu väga idioodiks. Seetõttu ei ole ka mõtet imestada, kui liiga vastukäiv informatsioon ja kui räägid täna ühte, homme teist, siis ilmselgelt see ei tekita avalikkuses usaldust tõhustusdooside järele. Näiteks mina ütleks, et mul on natuke isegi hea meel, et ma selle koroona külge sain õnneks väga kergelt ja pehmelt, sest et nüüd on olemas veel uus ports antikehasid keres, millest peaks piisama vähemalt aastaks ajaks. Ja mina ei pea mõtlema mingisuguse tõhustusdoosi peale. Ma niikuinii mõtleks selle peale. Seega, ja mis veel puudutab siis ravimeetodeid, ei ole olemas koroona siis ravimeid küll, aga see, millest kahjuks väga vähe räägitakse, on ikkagi, et kuidas inimesed saavad iseennast kaitsta, kuidas nad saavad valmistuda selleks, et kui see viirus neid kätte saab, et vähendada nii palju kui võimalik seda ohtu, et see haigus kulgeb väga raskelt ja et see läheks võimalikult pehmelt see periood. Siis loomulikult tüüpiline immuunsüsteem. Fakt on see, et me keegi ei saa garanteerida, et mitte keegi ei nakatu. Fakt on see, et vaktsiinid ei ole maksimaalselt tõhusad, nagu alguses räägitud on. Võib-olla nad on mingil määral tõhusad ja võib-olla mingil määral neil on kasuefekt olemas, loomulikult, aga mitte lõpuni. Seetõttu me ei saa eeldada, et inimesed elavad suletud mullis ja nad kuskil ei käi, kas nad ei käi poes või väljas või tööl või koolis, kus nad võivad paratamatult nakatuda. Seega avalikkuses ei ole mitte midagi räägitud sellest, et kuidas inimesed saavad ise ennast eelkõige kaitsta. Tore on küll see, et kui kannad maski, jah, aga maski kandmist on kasu ainult siis, kui seda kui seda maski kantakse täiesti uuena, ennem ilma näppude vahel näppimata, see on vähemalt FFP2 tõhususega mask, mitte tavaline sodimask või tolmumask, siis tast võib olla mingisugust tolku, tõesti võib olla, aga samas jällegi see lõpuni ei kaitse. Loomulikult käte pesemine, elementaarne distantsi vahe hoidmine, ka see aitab. Aga loomulikult aitab ka see, et igapäevaharjumused inimesel, et mida sa sööd, mida sa jood, mis on see elementaarne immuunsüsteem, siis selle peale loomulikult meedias on olnud väga toredad artiklid, kus tuuakse justkui esile noori inimesi, minu vanuseid, minu ealisi inimesi, kes on põdenud väga raskelt läbi, kes on sattunud intensiivravi osakonda, kes on peaaegu surnud koroonaviiruse tõttu, siis see on jällegi selline nii-öelda avalikkusega manipuleerimine ja propaganda. Sest loomulikult see võib kulgeda väga raskelt ja ma arvan, ükski normaalne inimene ei eita seda ohtu. Aga samal ajal räägime ka tuhandetest nendest, kellel on see möödunud väga kergelt
ja räägime nendest inimestest, et kellel see möödub kergelt, aga kes saavad ise lihtsalt oma tervist hoides tagada seda, et see viiruse periood mööduks väga kergelt nendel. Ja selleks ongi, mina läksin apteeki, ostsin C ja D vitamiini. Ütlen aga ausalt, et proovisin eksperimentaalravimit, milleks on siis kurikuulus sõimatud Ivermectin. Ma ei ütle, kus ma seda sain ja kelle kaudu ma seda sain, aga ma sain ühe väga hea tuttava kaudu ja suur tänu ka temale selle eest. Ma võtsin seda neljapäeval, reedel ja laupäeval, 3 päeval järjest selle nii-öelda inimesele ette nähtud annuse või selle koguse. Kas see aitas? Ma ei tea. Ja kui ma valetaksin, kui ma hakkaksin rääkima, et ta oli jubedalt tõhus mu peal, et ma ei tea seda. Kui ma seda võtnud ei oleks, ma ei tea, mis oleks olnud siis minu sümptomid. Kas see haiguskulg oleks kuidagi läinud raskemaks või kergemaks, pagan seda teab. Samamoodi ma ei tea, kui suur roll mängis AstraZenecaga vaktsineerimisel, teisest doosist 5 kuud möödas. Samas räägivad meie enda teadlased, et AstraZeneca tõhusus kaobki kiiremini, sellel on vähem efekti kui Pfizeril ja Modernal, seega selle loogika alusel polekski tohtinud enam mul seda AstraZeneca nii-öelda kaitset või antikehasid olla keres. Seega võib ju väita, et äkki Ivermectin hoopis aitas, ma ei tea seda. Aga kui tihti räägitakse kuidagi nii-öelda propagandistlikult avalikkuses, et tegemist on ussirohuga ja hobusrohuga, siis loomulikult selleks seda ka kasutatakse. Aga kui sellega, ma ei tea, Donald Trump pandi 2 päevaga jalule, nii et kõige suuremas riskigrupis 70+ vanuses kergelt ülekaalus mees oli päris täie tervise juures, siis kas sellest oli tema jaoks abi või mitte, ma ei tea. Kas sellest minu jaoks oli abi, ma ei tea, aga proovisin oma raha peal siis ära selle Ivermectini, et kas tuleb midagi negatiivset tagajärge, kas on mingisugust kahjulikku efekti sellel, ei olnud. 3 päeval võtsin ja igastahes siis laupäev oli mul viimane päev, kus oli kergelt pea natuke paks, tunned natuke imelikult ja siis läheb jälle paremaks ja oli viimast korda väikene palavik 37,1, 37,2. Pühapäevast ma olin nagu täiesti tavaline inimene, mitte et ma oleksin varem enne väga haige olnud, aga pühapäevast oli see täiesti normaalne olla, mitte midagi ei olnud ja sealt edasi elan nagu normaalset elu, lihtsalt teades, et siiamaani kehtis mul see 10-päevane periood, kus ma siis pean ennast nagu justkui isolatsioonis rohkem hoidma. Seetõttu ma ei ole ka kuskil varem nii-öelda avalikult rääkinud või kirjutanud sotsiaalmeedias, et teate, ma olen koroona positiivne vaktsineerituna, sest arvestades, kui palju meil on ühiskonnas potentsiaalselt Gulagi vangilaagri valvureid, kes tahaksid esimestena oma naabrit Siberisse kuskile saata, ega see mentaliteet ei ole kuskile kadunud, lihtsalt alati niisugused kriisid ja probleemid ühiskonnas toovad jälle esile selle karjuva grupi ühiskonnas, kes põhimõtteliselt nõuab kõikide nende hukkamist ja mahalaskmist, kes nende arvamusega ei ühti. Siis ma teadsin, et kui ma hakkan kuskil nii-öelda avalikult rääkima, et teate, ma olen koroona positiivne ja ma pean olema isolatsioonis, siis ma ei oleks olnud kuskil õues rahulikult jalutamas käia, värsket õhku hingata, käisin maal toimetamas, sügistöid natuke tegemas, üksinda vältisin inimesi, aga ilmselgelt oleks olnud siis kohe potentsiaalsed siin Siberisse saatjad helistanud politseisse, et kuulge, teate, et Madison on õues, ma just lugesin, teate, siin Postimehest või Delfist, et ta on koroona positiivne, et äkki ta levitab see viirust ja tapab inimesi, mis siis, et ta on üksinda, mis siis, et ta on üksinda oma autoga sõidab, mis siis, et ta teisi inimesi kõiki väldib. Aga mine tea, tulge kontrollima, tehke trahvi. Seega ma olin meelega vait ja ma mitte midagi ei rääkinud. Aga nüüd, kuna mul see periood on möödas, siis mõtlesin, et räägin ka ilusti avalikult justkui oma nädala video kokkuvõttes sellest, miks ma ei saanud minna Kreeka migrandilaagritesse, sellest, kuidas ma oleks võinud potentsiaalselt levitada viirust võltsturvatundes, kuna ma olen vaktsineeritud, kuid kuna õnneks ma tegin testi, siis sain teada, et need kerged sümptomid, mis mul olid koroonaviiruse tõttu. Ja kuna see viirus on eriti ohtlik just nimelt sellepärast, et me ei tea, kuidas ta mingil inimtüübil reageerib. Me ei tea täpselt, kuidas kellegi jaoks mõjub Ivermectin, kuidas kellegi jaoks aitab vaktsineerimine. Ja kuna see viirus tõenäoliselt on välja pääsenud laborist, ehk tegemist ei ole siis looduslikul teel meie hulka tulnud viirusega, siis on ta eriti ohtlik,
kuna selline nii-öelda laboriprodukt on alati ettearvamatum ja ma arvan, et siin kuidagi ei saa kindlasti naeruvääristada selle ohtu, mida see viirus kujutab väga paljudele inimestele. Aga ühiskonnas kõige hullem, mis saab olla, on paanika ja hüsteeria. Ja see, mida teeb meedia selle paanitsemise hüsteeriaga, see on kõige kahjulikum. See lõhub meie ühiskonda, see lõhub perekondi, see lõhub usaldust üksteise vastu. Ja ma arvan, et see on tegelikult selle koroonaviiruse kõrval isegi vähemalt sama suur, kui mitte suurem probleem, mis tegelikult lööb väga tugeva jälje Eesti ühiskonnale ja meie nii-öelda vastupidamisele ka tulevikuprobleemide ees. Kuid igastahes õnneks minul läks hästi. Ma loodan, et kõigil teistel, kes on siis nakatunud koroonaviirusega, Hiina viirusega, läheb sama kergesti. Ma ütlen, et ma ei kutsu üles teid vaatajaid ja kuulajaid proovima mingit eksperimentaalravi ja kindlasti ma ei anna mingisugused kontakte, et kust mida osta või kuidas mida võtta, aga lihtsalt ma ei hakka ka varjama seda, et kui mul on mingisugune usaldus tekkinud mingi asja vastu, et ta ei tekita mulle vähemalt väga suurt kahju kindlasti, siis proovin oma naha peal ära ja vaatan, mis juhtub. Õnneks läks hästi. Kas tänu vaktsineerimisele või mingisugusele ivermektiinile või lihtsalt, ma ei tea, tänu tugevale immuunsüsteemile või suurele õnnele või taevastele jõududele, minul möödus see väga kergesti. Nüüd ma olen ametlikult vaba inimene ja kõik siis pealekaebajad võivad helistada politseisse ja kaevata, kui nad mind tänaval näevad, aga õnneks nüüd ma olen ametlikult ohutu inimene ja kedagi enam nakatada ei tohiks. Kuid teie püsige kindlasti terved. Hoolitsege oma tervise eest, hoolitsege oma lähedaste eest ja vaadake, et siis kõige ohustatumad inimesed teie ümber, kelleks on vanemaealised inimesed, kaasuvate haigustega inimesed, oleksid kaitstud ja et nad seda viirust kuidagi endale külge ei saaks.